Hei vlogid, Agnes Pagnes ja täna on meil siis siin väike jutuvloogike. Ma ei tea, mida ma teen, aga ma lihtsalt räägin siin mingitest random asjadest. Ma olen siis praegu siin maal, ma ei ole enam oma sõbra juures. Ma olin oma sõbra juures 2 päeva ja jah, ma olen lihtsalt maal. See on see, kuidas ma olen. Okei, ära judge'i, see on naabri pool, mitte meie pool. See on nagu nende talu. Ja nii, mis siin on auto ja kuur. Ja ma näitis oma Instagrami stories, kuidas seal kuuris on see hangout spot. Ja siin on minu maja. Ja okei, kui sa vaatad seda siit, siis see näeb väga kole välja. Aga ma ütlen sulle, praegu on kole ilm ka, sellepärast siin ongi nagu veitsa kole. Aga seal teisel pool on palju. Ma olen teles päriselt ka. Nii. Kui ma lähen tagasi Tallinnasse, siis mu ema võtab mind juuksurisse. Ja ma tahaksin talle saada keemilised lokid. Sest ma arvan, et ma ei tea miks, aga ma kanda tahan. Need on mu juuksed, naturaalsed juuksed. Need on nagu veivi, nagu lainelised. Jah. Aga ma tahaksin talle lokke. Ma ei tea miks, aga ma täiega tahan endale lokke nagu suuri. Ma ei tea, kuidas need välja näeksid, aga ma tahan neid täiega. Ja me ei tea veel, see ei ole kindel, kas ma saan või ei saa, aga ma tahaks küll saada. Nii et jah, see on siis plaan, mis ma oma juustedega tahaks teha. Aga jah. Ja ma olen guugeldanud. Okei, sa ei tohi mind judge'ida. Aga ma guugeldan ennast nagu, kes ei guugeldaks? Okei. Ja ma olen ChatGPTilt ka iseenda kohta küsinud ja ta teab küll infot. Aga pool sellest infost on jumala vale. Nagu ma kogu aeg saan nii vihaseks, sellepärast, et issand jumal, ta lihtsalt niimoodi valetab päriselt ka. Internetis on minu kohta nii valet infot, päriselt ka. Nagu ma saan kogu aeg nii vihaseks. Ja kogu aeg öeldakse, mul on mingi random kontod, nagu Printeris või midagi, ma ei oska öelda. Aga ma ei tea, mingi random kohtades öeldakse, et mul on konto, kuigi ei ole, mul ei ole mingit kontot, bro. Mul on Instagrami, TikToki, Snapchati ja YouTube'i konto, mitte midagi rohkem mul ei ole. Ja kui te vaatate, siis ärge vaata neid, see on võlts. Mul on ainult 4 kontot, mis on YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Mitte midagi rohkem ei ole. Nii et kogu aeg see on jumala vihaseks, mul ei ole neid kontosi nagu päriselt ka. Ja jumal küll. Kuulake linnu laulu vahepeal. Ma loodan, et kuulsite. Aga jah. Mul tuleb varsti välja unboxing, siis ma tellisin endale mõned asjad. Ma low-key unustasin ära, mis need on. Aga siis me saame koos näha. Nii et ma teen siis selle unboxingu, aga ma ei tea millal. See pakk isegi ei ole veel kohale jõudnud. Et äkki mingi paari järgmine nädal, see nädal ma ei tea. See nädal ilmselt ei ole. Aga loodan, võib-olla. Nii et jah, see on siis praegused uudised. Ja eile mu vend tegi siin puuriita ja siis ta tegi mingi kell 10 lõpetas ja me olime siin täiesti pimedas, ma mingi flashlightiga olin. Ja niimoodi, issand mu käsi hakkab ära vasima. Jah. Okei, ja siis on niimoodi. Ja vaata mu side profile. Okei. Ma olen nii chopped. Kogu aeg, kui ma avan kaamera, siis holy chopped, bro. Aga ma ütlen teile, kui ma vaatan nüüd peeglis, siis ma olen nii kaunis välja. Ja kui ma päriselt ka mõtlen, ma olen nii ilus välja. Võgi vaata. Ma olen nii ilus välja. Aga siin ma näen. Nii ilus küll ei ole välja. Aga jah. See on sellest tuleb lühike vlog, sellepärast ma lihtsalt jäppan siin mingi random asju. Nii et jah. Okei, ma low-key näen hea välja praegu. Nii, ja ma sain teada, et kuidas kommentaarid sisse panna ja ma panen need sisse.
aga kui sina tuled heitima sinna kommentaari visse, siis saa endale töö. Get a job, bro. Kui sa tuled minu kommentaari visse ja hakkad seal heitima, kas sul on üldse ajud peas või? Kui sa vihkad mind nii väga, et sa hakkad minu peale heitima, bloki mind ära ja sa ei näe mind mitte kunagi, ära raiska oma aega minu peale, kui sa tuled siia heitima. Siis nagu, mida sa mõtled, ütle mulle? On ajud peas või ei ole? Päriselt ka. Oleme realistlikud siin nüüd. Mine tee midagi oma eluga. Nagu miks sa heidid? Nagu miks? Ma isegi ei tunne sind, bro. Näita oma nägu ja siis hakka heitima. Või siis tule parem siia päris elus ja ütle mulle seda näkku. Mitte ära mine kommentaariumisse heitima. Sest kes sa oled enda arust? Ma ei tea. See oli heiterite jaoks. Igatahes. Ja by the way, kui sa oled heiter ja saad mu videosi ja hakkad mingi kommentaari, mis heitima, siis ma ütlen sulle ühte asja. See, mis sa teed, annab mulle kuulsust juurde. Ma saan kuulsamaks, kui sa vaatad igat mu videot ja heidid. Nagu mitte kedagi ei koti, mis see kommentaari ütleb või kes vaatab, mida sa mõtled. Loeb see, kui palju vaatajaid on ja nagu kui palju kuulsust tuleb juurde. Nii et sina teed mulle ainult head ja raiskad oma aega minu peale, et aitäh hakkab. Tee veel nagu, jumal küll. See on lihtsalt tõde. Et kui sa lähed internetis kellegi peale heitima, siis mäleta seda, et sa teed neile ainult head. Nii et jah, kui sa oled nii lollakas, et sa arvad, et sa heidid kellegi peale, et nad hakkavad kottima, siis nagu jumal küll. Igatahes ma tegin oma Instagrami story'sse, rääkisin oma Snapchatist nii, et tahate siis äätige mind Snapchatis, mu nimi on @AgnesPagne. S ei ole lõpus, AgnesPagne, äätige mind Snapis ja teeme striki. Mul ongi juba 2 inimest mind äätinud ja me teeme striki. Et jah, love you. ja ma teen täna jälle ühe story. Kui sa missisid selle eelmise, siis add me on Snap ja sa näed minu kõiki story'si, et mis ma teen oma igapäevaelus. Ja siis jah, see ongi kõik. Aga siis ja, mulle kirjutati, et üks inimene, kes mind äätis, ta ütles, et ta on mu suur fänn. Thank you. Issand jumal, see on nii tore kuulda, kui inimesed ütlevad, et nad on fännid. Ja nagu, see on reaalselt nii tore kuulda, bro. Ja ma ütlen teile seda, et kui teie tahaksite olla influencer või YouTuber või ükskõik mida sotsiaalmeedias teha, siis tehke seda. Sest ma ütlen teile seda, et heiterid on kõigil. Vahet pole, kes sa oled. Kõik. See on alati see üks inimene või miljon inimest hakkavad sind heitima. Nagu päriselt ka. Sul võib olla maailma kõige toredam päev, aga see üks inimene rikub selle ära. See on nii kogu aeg. Keegi lihtsalt peab selle ära rikkuma. Nii et jah, sa pead sellega arvestama. Aga keda kotib? Nad lihtsalt annavad sulle kuulsus juurde ja kõik on lill. Ja see ongi lihtsalt karm tõde. Inimesed on halvad. Alati keegi rikub ära midagi. Alati. Nii et tegelikult on nii, et mitte kunagi ei lähe mitte miski perfektselt. Miski või keegi rikub alati millega ära. Nii et jah. Ja kui sa oled see inimene, kes rikub kõik ära, siis palun hoia oma suu kinni. Okei, igatahes jah, ma ei tea, millest nüüd rääkida, aga see on lihtsalt tõde. Nii et jah. Nii, aga kas te teate TikTokis seda Chris Gardneri ja Chris Boysi tüli? Neil on nagu beef seal. Jah, ma olen sellest kuulnud väga. Ma
aga see, mis mina näen ja mis ma arvan, et see ei ole nagu nii suur beef või midagi. siis on mu käsi väsib praegu niimoodi ära. ma mingi filmin siin. ja ma nagu väga pooli ei vali, aga kui ma valiks, ma läheks rohkem Chris Kärneri poolele. Not gonna lie, ma läheks Chris Kärneri poolele. Ma nagu väga pooli ei vali. Et jah, see oligi siis täna väike vlog teile ja kui teile meeldis video, siis kindlasti thumbs up ja subscribe see kanal, kui see ei ole teinud ja näeme järgmises videos. Tšau! Nii, aga mul on üks asi veel öelda, et mul on uus TikToki konto, sellepärast et paar päeva tagasi mu YouTube'i, Instagrami ja TikToki kontost reaalselt logiti välja, ma ei tea kuidas, miks see juhtus, aga see juhtus, kui ma magasin ja siis ma ärkasin järgmine päev ülesse. Ma läksin oma telefoni ja kõikidest oli reaalselt välja nagu päriselt ka, ma isegi ei tee nalja. Ma ei tea, kuidas see juhtus, miks see juhtus ja ma ei tea, aga see on siis muus TikToki konto ja minge follow'ge, kui tahate. Kui ei taha, siis ei taha, aga ma vist ei hakka seal videosid tegema. Aga võib-olla, ma ei tea. Nii et kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up ja subscribe seda kanali, kui te ei ole veel seda teinud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!